Süüria president on üsna rahulolev, kuigi see pole just termin, mida kasutaks väidetavalt endise ISISe ja Al-Qaida terroristi kohta. Aga kuuleme seda otseallikast. Täna raputab Süüria maha tumeda pleki ja rebib oma minevikust välja valusa peatüki, et asuda arengu, ülesehituse ja taastamise teele. Avaldan siirast tänu Ameerika Ühendriikide presidendile Donald Trumpile ning kõigile sõbralikele ja toetavatele riikidele, kes meid toetasid. Ameerika Ühendriigid eemaldasid Süüria pärast aastakümneid terrorinimekirjast. Alates sellest ajast, kui ta eelmisel aastal võimu üle võttis, on ta Süürias kurde jõhkralt tapnud. Ta on tappija, massimõrvar. President Trump on nimetanud teda nooreks ja atraktiivseks juhiks. Ta on nimetanud teda kõvaks meheks karmi kandi jaoks. Teisisõnu, ma arvan, et president on temaga juba 2 korda kohtunud, korra Valges Majas ja enne seda Saudi Araabias. See uus Süüria juht, see uus Süüria režiim on muidugi Türgiga väga sõbralik. Ja Iisrael ütles õigesti, väga õigesti, et see mees on ISISest pärit. See mees on Al-Qaidast pärit. Ja selle tulemusena me ei taha, et sellel mehel oleks ühegi relvasüsteemi üle kontroll, mis võiks Iisraeli kahjustada. Ja ma arvan, et paljud iisraellased, kes on tema suhtes skeptilised, usuvad tõsiselt, et ta on ainult kena ja ettevaatlik, sest ta on nõrk. Ja kui me anname talle aega, et taastada ja üles ehitada Süüria tugevus, siis näeme tõelist Bashar al-Assadi. Ja ta ei ole siis kena. Ja inimesed, kes tunnevad Euroopa ajalugu, teavad, et kui Hitler tuli võimule 1933 aastal, oli temagi alguses kena mees. Ta räägib rahust Poolaga, ta tahab isegi nende riikidega lepinguid sõlmida, mitte kallaletungi lepinguid, relvastuse piiramise lepinguid, sest ta oli nõrk. Aga loomulikult, kui natsid oma võimu kindlustavad, siis näitavad nad end tõelises valguses. Ja ma arvan, et Iisraeli hirm ongi see, et täpselt sama teeb ka Süüria juht.